tere. 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 tere, Silendi. tere, German. Kuidas läheb? Meil läheb hästi. Okei. Mis on sinu arvates kiusamine ja mis vormid sinu arvates on kõige levinumad? Kiusamine on tähtlik. Korduv kahjustamine, kõige levinumad vormid on süüline kiusamine, tõrjumine ja küberkiusamine. Okei. Kas olete ise kiusamisega kokku puutud või seda pealt näinud? Mina isiklikult ei koge olukordi, aga inimesed tunnevad tavaliselt ärevust, kurbust või soovi sekkuda, kui nad kiusamist näevad. Olgu. Mis on teie arvates peamised põhjused, miks inimesed teisi kiusama hakkavad? Sageli ebakindluse, tähelepanu-vajaduse, grupisurve või õppinud käitumise tõttu. Okei. Kuidas reageerivad inimesed tavaliselt kiusamisele ja millised toetavad meetmed on teie arvates kõige tõhusamad? Mõned väikivad, teised otsivad abi kõige paremini toetavad täiskasvanud kiire sekkumine ja avatud suhtlus. Mida saaksid koolid, vanemad ja ühiskond tervikuna teha, et vähendada kiusamist? Rohkem teadlikkust, järjepidev sekkumine, empaatia õpetamine ja turvalise õhkkonna loomine. Aitaksin vastu eest. Let's go. Aitäh. Tere, Max. Terve. Istub siia, palun. No tere, Max. Kuidas sul läheb? Kõik on hästi. Kui vana sa oled? Ma olen 15 aastat vana. Mis on sinu arvates kuusamine ja mis vormid sinu arvates on kõige levinumad? Kiusamine on tahtlik korduv kasutamine. Kõige levinumad vormid on süümine, kiusamine, tõrjumine ja küberkiusamine. Kas olete ise kiusamisega kokku puudunud või seda pealt näinud? Mina isiklikult ei koge olukordi, aga inimesed tunnevad tavaliselt ärevust, kurbust või soovi sekkuda, kui nad kiusamist näevad. Mis on teie arvates peamised põhjused, miks inimesed teisi kiusama hakkavad? Sageli ebakindluse tähelepanu vajaduse, grupisurve või õpitud käitumise tõttu. Kuidas reageerivad inimesed tavaliselt kiusamisele ja millised toetavad meetmed on teie arvates kõige tõhusamad? Mõned räägivad, teised otsivad abi ja kõige paremini toimuvad toetav täiskasvanud kiire sekkumine ja avatud suhtlus. Mida saaksid koolid, vanemad ja ühiskond tervikuna teha, et vähendada kiusamist? Vähem teadlikkust, järjepidev sekkumine, empaatia õpetamine ja turvalised õhkkond loomine. Okei, suur aitäh, Maksim. Väga. Aitäh. Tere, Ker. Tere, Max. Mis on sinu arvates kiusamine ja mis vormid sinu arvates on kõige levinumad? Ma arvan, et kiusamine on korduv kohtlemine. Levinud on solvangud, tõrjumine, füüsiline vägivald ja küberkiusamine. Kas olete ise kiusamisega kokku puutunud või seda pealt näinud? Kuidas see teid mõjustas? Olen kiusamist näinud. See õpetas mind olema tähelepanelikum ja toetav. Mis on teie arvates peamised põhjused, miks inimesed teisi kiusama hakkavad? Kiusatakse ebakindluse, tähelepanu vajaduse või grupisurve
tõitu. Kuidas reageerisite inimesed taoliselt kiusamisele ja millised töötavad meetmed on teie arvates kõige tõhusamad? Mõni vägib, mõni otsib abi. Parim on rääkida usaldusväärse täiskasvanuga. Ja mida saaksid kooli vanemad ja ühiskond tervikuna teha, et vähendada kiusamist? Koolid ja vanemad peaksid looma turvalise keskkonna ja rääkima probleemidest avameelselt. See on kõik. Aitäh sulle, Kero! Aitäh!